Kui ma olin 16-aastane tütarlaps, siis ma sain aru, et mina olen see tüdruk, kes on loomu poolest hästi sale ja hästi sirge ja hästi nii-öelda pulk. Ja tegelikult minul alati on meeldinud natukene sellised naiselikumad ja kurvikama kehaehitusega naised, et see on minu meelest ilus ja minu silmis esteetiline ja kaunis. Ja kui ma siis ise selline olin, kellel mitte midagi pole antud, et võib-olla natukene puusadesse rohkem hakkas tulema, et ajaga edasi, siis see mõte jäi mind alati saatma, et mul võiksid olla suuremad rinnad. Ja kuna minu töö igapäevaselt on selline, et ma olen hästi paljude inimeste silme all, ma pean proovima erinevaid lavakostüüme, erinevaid riideid, siis see osutus päris suureks väljakutseks, et kõik riided ei sobitu ega sobi ja ei ole võib-olla nii kaunis vaadata mulle endale. Ja ma tegelikult olen enda kehaga alati hästi rahul olnud, sest kõige olulisem on minu jaoks nagu, kas ma olen terve ja et mul oleks jõudu ja energiat ja seda mul on alati olnud. Et rindade panemine ei olnud minu jaoks kunagi nagu prioriteet. Aga kuna see võimalus mul nüüd ajaliselt tekkis endale selline väike puhkus võtta ja see otsus siiski ellu viia, 16-aastasest saadik. Täna ma saan 30, ehk siis 14 aastat olen ma seda mõelnud, et see ei ole, ma arvan, et kui see otsus vastu võtta, see peab tulema ainult naise enda seest. See peab olema ainult sinu enda soov, sest siis sa teed seda õigetel kaalutlustel. Ja mina mõtlesin, et kui lapsed saad, et siis keha tegelikult ju muutub ja siin üleval pool ka, et asjad liiguvad mingis suunas, kas vähemaks või suuremaks, et seda juhtub. Aga ma sain aru, et täna veel mina lähimate aastate jooksul emaks ei saa ja miks siis mitte anda endale see võimalus, et olla siiski naiselik. Et mina soovisin olla naiselik. No siiani ikkagi rinna suurendamise operatsioonist on olnud natuke nagu tabuteema olnud, et sellest väga ei räägita või kuidagi on natukene võib-olla sellist viltu vaatamist, et miks sa siis pead seda panema või et ole, kes sa oled või ole kaunis nii, nagu sa oled, et mis on ka tegelikult õige. Et ma tegelikult ise kogu aeg lugesin selle kohta informatsiooni ja ma teadsin osad inimesed, kes on seda teinud, et ma uurisin, et kuidas läks, mis see täpselt tähendab. Aga tegelikult on see, et internetis on nii palju erinevaid artikleid ja kommentaariumeid ei maksa minu meelest absoluutselt lugeda. Et ma ütleks, et mind valdas hirm ja teadmatus. Tegelikult 2 asja. Et see on võib-olla sellest, et infovoogu on nii palju, aga sa siis täpselt ei tea, mis on siis õige ja mis vale. Igal inimesel on oma kogemus sellega seoses. Ja ega siis ei pea kõike omal nahal ära proovima. Mul oli hirm just selle teadmatuse ees, et kuidas minu keha reageerib, et mis see täpselt teha võib, et mis on kvaliteetne implantaat üldse. See on minu jaoks hästi oluline kvaliteet, et nagunii, kui sa midagi enda kehaga juba lased ilu jaoks teha, siis sa pigem tahad, et see oleks nagu tipptasemel. Et kui juba, siis juba hästi teha. Hirm selles osas, et kui kaua ma paranen, missuguse kujuga see jääb, ega see ei ole liiga ebaloomulik ja kindlasti see, et minu soov oli see, et oleks proportsioonis mu kehaga. Et võib-olla natuke sellest ka rinna suurendamiste osas on võib-olla nagu vale arvamus jäänud, et kui pannakse liiga suured, et mis tegelikult sulle ei sobi, et minu puhul mitte keegi ei pane isegi tähele. Mis on pigem hea ja kompliment arstile, et kes on hea töö teinud. Kui ma nüüd mõtlen hirmude peale, mis mul võisid olla siis nagu enne operatsiooni ja pärast operatsiooni, et kuidas ma siis tundsin ennast, et minu hirm oli see, et kas ma valin õige arsti. Et kas see on nüüd siis parim ja kas ta teab täpselt, mida minuga teha ja kas ta soovitab mulle ikkagi õige suuruse ja õige implantaadi. Minu hirm oli, et ma saan endale liiga suured rinnad, mis mulle ei sobi. See kõlab tobedalt, võib-olla naljakalt, aga see oli mul suur hirm. Ja samuti ma kartsin tohutult seda operatsioonipäeva. Ma olin eelnevad 2 ööd täiesti magamata.
ma kartsin, kuidas mu keha reageerib narkoosile ja noh, muidugi see, et kes mulle sinna järgi tuleb, kes mulle süüa pärast teeb, et noh, pärast ikkagi see taastumine võtab natukene aega, et hoopis sellised nagu hästi inimlikud hirmud olid ja kui ma läksin sinna haiglasse kohale ja siis, kui ma nägin seda meditsiiniõde, ta rahustas mu lihtsalt nii maha, ma tundsin, et mul tekkis selline turvatunne ja siis mul oli esimene hetk, et mõtlesin, hingasin välja, mõtlesin, et ma olen viidud headesse kätesse, see oli minu jaoks hästi-hästi oluline, sest ikkagi, kui sa oled seal selles, see on uus olukord, see on mugavustsoonis täielikult välja rebitud ja ma ei tea, mida minuga tehakse ja just see iseenda sees usalduse tekitamine arstide vastu ja personali vastu, et see oli minu jaoks tegelikult tähtis ja minu jaoks on nagu ilus mälestus jäänud kogu sellest operatsiooni eelsest ajast ja sellest päevast, et meil oli hästi lõbus ja nagu inimesed aitasid ja hoidsid mind ja minu meelest ma isegi andsin väikse kontserdi nendele arstidele, ma ise ei mäleta täpselt aga mulle meeldis, et mul hoiti silma peal, et ma jäin ööseks sisse ja see on väga hea, et on palati kaaslane, on keegi, kellega sa seda teekonda jagad ja kui sul hakkab halb või sa ei tunne ennast nagu parasjagu nii hästi, et ma sain endale täitsa uue sõbra, oma palatikaaslase, et ma ei kartnud enam. Nii kui ma olin sinna haiglasse jõudnud ja personaliga kohtunud, siis ma sain aru, et minu hirmud ei ole põhjendatud ja ma küsisin hästi palju küsimusi ja ma sain kõigele vastused ja ma olin hästi hoitud. Kui ma nüüd võrdleksin oma elu enne operatsiooni ja pärast operatsiooni, siis mõtlen, et ma olen palju rõõmsam ja ma olen palju rohkem mina ise. Et kui mul enne oli 16-aastasest saadik siin kuklas istus väike selline hääl, kes mõtles, et mu keha võiks rohkem proportsioonis olla, siis ma olen selle väikese hääle nii-öelda välja visanud, et elimineerinud. Ja ma vaatan ennast võib-olla sellise pilguga, et vau, ma olen naine ja ma olen uhke selle üle, et kuigi ma olen ise ka loomu poolest väga selline, ma olen pigem kaunis inimene, ma julgen enda kohta nii öelda, et ma pigem nüüd riietuse mõttes avastasin, et ma ei ole harjunudki demonstreerima üldse enda dekolteed ega ülakeha või see kuidagi on jäänud minu jaoks alati tähelepanuta. Ja nüüd ma pean täitsa nagu vaatama ja nuputama seal kapi ees, et mingid asjad nüüd istuvad hoopis teistmoodi või ma vaatangi, et vau, ma olengi nüüd liivakell ja see on väga kaunis, et kuidagi mingisugune teistmoodi naiselik voolavus on minu sisse tulnud ja ei ole vaja enam nagu ei olegi vaja enam mitte millegi muu peale mõelda, kui lihtsalt olla. Ma tunnen, et ma olen nüüd täiuslik, ausalt. Kui ma nüüd valisin kliinikut või inimesi, kelle hoolda ennast usaldada, siis ma lugesin hästi palju internetist ja arvustusi ja lõpuks ma sain aru, et lõpeta ära see lugemine. Ja ma vaatasin, et doktor Siim Simmo, ma päriselt paneksin sellise võrdluse, et kui me võtame Eesti muusikas näiteks Rein Rannap, kes on absoluutne geenius olnud, on ju Luja, kõik lood. Ma võrdleksin, et Siim Simmo on geenius ilu maailmas. Kõik tööd, mida ta teeb ja tema suhtumine, see pilk, kuidas ta sinusse suhtub, kuidas ta sind võtab, hoiab, ta on lihtsalt nii professionaalne, et ma mõtlesin, mina soovin küll olla üks väikene noodirida tema järgmises teoses ja see oli minu jaoks väga-väga oluline ja mul on hea meel, et Simmost sai minu arst ja nii palju, kui on minu käest küsitud, et miks sa võtsid Health Clinicu või kuidas sa valisid, siis mulle tundub, et Health Clinic on olnud maitsekas, et teda ei ole nagu liiga palju, teda ei suruta peale, järelikult ma saan aru, et sa ei pea ennast kuskil nagu reklaamima, sest et sa oled hea. Et hea asi jõuab nagu ise sinuni. Mulle vähemalt tundub nii ja need inimesed, need personalid, kõik, kes selle taga on, tekitasid minus väga usaldusväärse tunde ja ma lihtsalt uskusin, et kui ma üldse selle idee teoks teen, siis ma teen seda ainult Health Clinicus. Mina suhtun sellesse iluteemasse nii, et meil on antud ainult üks elu ja üks hetk
ja kui sa täna päriselt ise tunned seda soovi, et sa saad iseenda jaoks mingi operatsiooniga oma elu paremaks teha, siis see tuleb lihtsalt ära teha. Tuleb tegutseda.